Armsad gümnasistid, õpetajad, külalised. Nagu igal aastal, nii ka sel aastal lõpeb meie kooliaasta 3. periood kooliperele siin Metodisti kirikus, tähistades Eesti Vabariigi aastapäeva. Paar päeva tagasi ütles õpetaja Kati Käpp mulle, et see aktus on tema lemmikaktus VHK-s. Aktus, millest ta kunagi ei taha ilma jääda. Et täna, kes kõik siia on tulnud, te olete teinud õige otsuse. Ja kui me mõtleme, siis tegelikult kõik aktused minu arust VHK-s on alati väga ilusad. Aga võib-olla see aktus peale külma veebruarikuud on natukene rõõmsam alati, sest ees ootab kosutav vaheaeg ja alati on selle vaheaja üks olulisemaid sündmuseid meie kõigi jaoks ju Eesti kõige olulisem päev, 24. veebruar, meie riigi sünnipäev. Ja ma arvan, et 24. veebruar on see päev, kus enamik meist võtab aja, astub argitoimetustest kõrvale ja võtab ühe kilo võileiva ja võtab selle aja, et meenutada seda aega või minna ajas natukene tagasi ja meenutada aega, kus sündis see ime 1918. aastal. Ja kui me mõtleme selle aasta VHK omaloomingu konkursi peale, siis seal oli ju teema ka juured ja pühadus, mis ma arvan, et andis osalejatele üsna palju võimalusi endasse vaadata oma ümbrusesse, mõelda oma juurte peale, VHK juurte peale, mõelda selle peale, mis on nende jaoks olulised ja püha. Ja ma usun, et nii mõnigi osaleja oma mõtte- ja loomingurännakus jõudis tõdemuseni, et see meie kodu, see väike riik siin Läänemere kaldal on püha ja oluline meile. Ja nende teemade peale me saamegi täna mõtiskleda ja kõigepealt me saame selle peale mõtiskleda lauldes koos hümni. Palun üles püsti tõusta. Eesti iseseisvuse manifest 24. veebruar 1918. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul
kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eestis aeg tuleb. Mil kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Enne kuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmaatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad Saksa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omale osa nõuda ja kõigepealt just Balti rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul tunnil on Eesti maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja. Ühemeelsele otsusele jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega. Toetades rahvaste enesemääramise õiguse peale tarvilikuks tunnistanud Eestimaa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda. Eestimaa, tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatiliseks vabariigiks. Iseseisva Eesti Vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa, ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas. Vabariigi piiridel lõpulik kindlaksmääramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahvahääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud. Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks, kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti maapäeva poolt loodud rahvavõim Eesti maa päästmise komitee näol. Kõigi naaberriikide ja rahvaste vastu tahab Eesti Vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada. Ja loodab ühtlasi kindlasti, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse. Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alalhoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kuni Eesti asutav kogu, kes üleüldse, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maa valitsemise korra lõplikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seadusandmise võim Eesti maapäeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsuse kätte, kes oma tegevuses järgmiste juhtmõtete järele peab käima. Kõik Eesti Vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised anatoomia õigused. Kõik kodanikuvabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streikide vabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus, peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikkude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tulevad otsekohe vabastada. Linna ja maakonna ja vallaomavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd jätkama.
Omavalitsuse all seisev rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otsekohe elusse kutsuda. Niisama ka kodanikude enesekaitseorganisatsioonid linnades ja maal. Ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata seaduse eelnõu välja töötada maaküsimuse, tööliste küsimuse toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokraatilistel alustel. Eesti, sa seisad lootusrikku tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud nõuab seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku, Ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa. mu kallis isamaa. Elagu Eesti iseseisev demokraatiline vabariik. Elagu rahvaste rahu. Eesti maapäeva vanemate nõukogu 24. veebruar 1918. Iseseisvusdeklaratsiooni luges meile ette Miia Dolores Pavelson ja Mairo Liba. Aitäh teile! Nüüd
on sõna Ülo Vooglaiul, kes on üks VHK asutajatest, lapsevanem, vanaisa. Palun. Lugupeetud gümnasistid, austatud õpetajad, lapsevanemad. Täna on aktus, millega me tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva, mis on paari päeva pärast. Ja 108 aastat tagasi, kui Eesti Vabariik välja kuulutati ja iseseisvusdeklaratsiooni me kuulasime kui vägevat ja võimast teksti, mis sidus, innustas ja vaimustas kogu rahvast, kes tõusis. Sageli just nagu unest, kuhu oli surutud kannatama, pealt vaatama, leppima kõigega, mis temaga tehakse, ja nüüd järsku iseseisvusele. Paljudel puhkudel tundus see uskumatu, võimatu, aga see võimatu sai võimalikuks. Ka praegu on ju sageli selliseid ülesandeid meie ees, mille täitmine tundub võimatu, aga just see, mis teistele näib võimatu, peab olema meile aateliselt tähtis ja alla ei anna. Eesti Vabariik kuulutati välja küll, aga mis edasi sai? Edasi järgnes ju vabadussõda. Tuhanded hukkusid. Ja mitte niisama naljaviluks, polnud muud teha, kui sõtta minna. Vastupidi, mindi hoolimata sellest, et relvi polnud, lahinguvarustust polnud, midagi ei olnud, aga ikka mindi. Paljud läksid, sidusid vikati teistpidi, nüüd teravõik otsa ette, sest püssi polnud. Paljud roomasid vaenlase vastu kolmekesi, esimesel oli püss, teised 2 roomasid järele, et kui see esimene pihta saab, siis saavad nemad püssi, saavad jälle edasi minna. Edasi saab minna ainult see, kes usub, kes võtab ennast kokku ja ületab iseennast. Nii oli siis, nii on praegu, nii on tulevikus. Ega ennast ületama ei saa sundida. Ennast ületama paneb usk sellesse, et me suudame ja see, mida me teeme, on tõesti väärt seda, et teised saaksid jätkata ja püsima jääda. Eesti Vabariik kuulutas välja iseseisvuse ja vabaduse, aga pangem tähele, et vabadus on üks neid asju, mida paljud kardavad üle kõige. Paradoks. Nii on. Millest see õieti asi? See, kes on tegelikult tõesti vaba, peab hakkama oma peaga ise mõtlema. Ta peab hakkama tegema otsuseid, aga kes otsustab, see vastutab. Aga vastutada ei taha, järelikult tuleks kuidagimoodi viilida kõrvale otsustamisest ja vaadata kõrvalt, näis, mis teised teevad ja nuriseda, et kõik teevad kehvasti ja on niisugused ja naasugused. See nurisemine pakub palju rohkem rahuldust kui reaalne tegelik vastutamine. Selleks, et teha häid otsuseid, peab olema üsna tark. Ma arvan, et tarkuse mõõduks on ettenägemise ja äratundmise võime. Kui ette ei näe, ära ei tunne, siis inimene ju ei saa teadlikult otsuseid teha.
Jutt ei ole otsuste vastuvõtmisest. Vastu saab võtta seda, mida teised on teinud. Tuleb endal otsustamises osaleda, tuleb ise otsustada ja siis ka korraldada nii, et otsus saaks täidetud ja ei karda vastutust selle eest, mis kokkuvõttes välja tuleb. Teil kõigil on ikka väga-väga vedanud. VHK on üks nendest, kuidas ma nüüd, et ei liialdaks, nendest, ma ei taha öelda vähestest, aga siiski koolidest, kus on võimalik kasvada isiksuseks, imetlusväärseks, kordumatuks, ainulaadseks, kes suudab ennast teostada, selja sirge hoida, pea püsti, rind ees ja julgelt edasi minna. Eesti Vabariik püsib mitte ainult seetõttu, et võib-olla kuskil ametiasutustes Toompeal ja Kadriorus tehakse häid otsuseid. Eesti Vabariik püsib siis, kui igaüks kannab oma südames oma kodumaad, tema au eest, võitleb igal eluhetkel. Kui vaja, ükskõik milliste vahenditega. Arengumehhanismiks, isiksuse arengumehhanismiks on looming. Mõned arvavad, et õppimine ei ole õppimine. Looming. Ja VHK on üks nendest õppeasutustest, nende ütleme siis niimoodi kohtadest, kus loovus ei ole mingisugune kõrvalasi, vaid on kogu tegevuse keskmes. Selle puhul võib igaüks ise ennast ja lähedasi õnnitleda ja pöialt pidada, et see kestaks oludest ja olukorrast hoolimata. Mõned arvavad, et õppides saab targemaks. Ei saa. Õppides saab heal juhul teadmisi. Aga väärtuseks, tõeliseks väärtuseks on teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsus. Aga selleks, et aru saada, peab õppima mõtlema ja siis peab olema julgust eitada seda, mis on kõlbmatuks vananenud ja lahti laskma sellest, mis ei vääri hoidmist. Soovin kõigile julgust, vaprust, visadust ja hingejõudu oma kodumaa hoidmiseks. Elagu Eesti Vabariik, elagu Eesti. Head libisemist kooli vaheajal. Aitäh. August Friedrich Säbelmann, Kaunimad laulud. Esitab VHK Gümnaasiumi kammerkoor, dirigent Pille Raitmaa. Südame põhjas taevastuse
loomingulisust väga palju. Seda näitab ka see laud siin, mis on auhindadest lookas, ehk siis on aeg anda kätte selle aasta homoloomingu konkursi auhinnad. Ja me alustame kirjandusauhindadega. Palume siia õpetaja Neeme Põder. Armas VHK koolipere, tavaliselt kui mõni žürii peab oma otsuse tegema, siis ta kasutab klišeesid. Üks klišee on, et raske südamega tegime lõpuks selle valiku paljude tööde seast. Meie väikese sedapuhku rootsi aktsendiga emakeele kirjanduse ainesektsioon ei pidanud seda tõdema. Me tegime väga kerge südamega oma tööd. Töid oli palju, aga nad olid südamest. Kuidas teisiti see saakski olla, sest kui me viime ennast mälestustest tagasi lapsepõlve, mis meid viib sinna? Südametee. Võib-olla see on juba rohtunud, võib-olla see on natukene auguline, aga see on ikkagi olemas. Kui me mõtleme pühaduse peale, kuidas me selle võib-olla eneseski saame ära tunda, millest rääkis üks Juhan Viidingu luuletus, avatud südamega. Nii et meil oli väga tore seda otsust teha. Otsus on selline, et me anname välja 5 preemiat, 2 luulepreemiat, 2 proosapreemiat ja 1 peapreemia. Esimene proosapreemia, detailitruu, mälestuste küllane ja päikesesoe miniatuur lapsepõlve imede maa. Selle välvib Meredi Kangur. Teine proosapreemia, kaasahaarav, rohke tagamaine, lugejale otsustusvõimalusi jättev. Lugu Maja, mis kirjutas ise, autor Holger Allik. Esimene luulepreemia, isikupärase stiiliga silmatorkav, kaasahaarav, mõtlik, inimese ja Jumala suhetest rääkiv luuletus. Nihil skio, nisi eum, alikubi viksisse, ehk siis eesti keeli, ma ei tea midagi muud, kui et ta elas kuskil. Mihkel Tõnisson. Teine luulepreemia, meeldejääva kujundlikkuse ja poeetilise atmosfääriga luuletus Sõnumi tooja, Astrid Sang. Ja peapreemia, mahukas, mängulis, poeetiline, lustakas, meisterliku teostusega,
luulekogu Kool, pühadus, juured. Eva Kreem. Ja meie soovime emakeele ja kirjanduse ainesektsiooni poolt lendavat Pegasust järgmiseks aastaks. Aitäh! Aitäh õpetaja Neemele. Ja nüüd muusikaauhinnad. Kutsun siia Karin Veismani ja Katrin Tanveli. Meie žürii, mida juhtis helilooja Margo Kõlar, andis välja 6 preemiat, millest me anname üle täna ainult peapreemiad ehk 3. Tsiteerin žürii esimeest. Tänavune VHK omaloomingu konkurss oli taas rõõmus kohtumine loominguliste noortega, kes panid end proovile mitmes valdkonnas. Oli vokaal- ja koorimuusikat, kammer- ja orkestrimuusikat, laulu kirjutamist ja muusikaproduktsiooni. Oli traditsioonilisemat lähenemist ja julgemaid eksperimente, mõtlemist nii selges raamistikus kui kastist välja. Veelgi jätsid mõjuva jälje luulelised vahepalad. Minu märkusena, et need olidki Eva Kreemi luuletused. Ja Margo jätkab. Kulla noored, olge julged ja kasutage loovalt iga hetke oma elus. See teeb õnnelikuks. Ja preemiad jagunesid nii. 3. koha saavutas teos Mis meil kaunis, mis meil kallis. Autoriks Karoliine Petermann. Teise koha saavutas autor, kellel oli 2 teost, Palve pühimale Jumalale, Issanda arm ja Kolmainus Jumal igavest, autor Karl-Erik Dubois. Ja esikoha autor jäigi žüriile silma mitmekesisuse ja raamist väljamõtlemisega. Teoseid oli tal ka küllalt, 3 teost, Õnnis on inimene, Kulla kulumine ja Uni tule huigates. Autoriks Stella Miile Grünberg. Ja omamoodi tore oli see, et peapreemiad, mille me täna välja andsime, see füüsiline peapreemia on VHK omaloomingu konkursi kunagine käsitöö, kunsti ja muusikapreemia laureaat, ehk see oli Tuua Ruut, nii et kirjutage ja kui teist saavad kuulsused, siis tooge meile ikka auhindu. Soovin teile ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva! Kadri Hunt lauljaks loodud. Esitab Püha Miikaeli poistekoor, dirigent Kadri Hunt.
Niikaua, kui meie noored mehed siin veel liiguvad, juhin paari sõnaga tähelepanu selle laulu tekstile. See on eranditult regi värssidest kokku pandud, aga eriti inspireeris mind üks regilaul, mis algas niimoodi, et ma ostsin püssi ja ostsin mõõga ja ostsin hobuse ja veel kübara. Ja siis tundub, et kuhu sõtta nüüd see mees läks, kes omale sellised asjad kõik ostis. Ja mis te arvate, mis ta sellega tegi? Tema läks Riia linna alla ja hakkas seal laulma. Ja siis kutsus kõiki endaga võistlema, et tulge vaatame, kes on kõvem laulumees. Ma ei tea, kas on mingi väikene selline ettekuulutus meie laulvast revolutsioonist. Igal juhul see, et me oleme kõvad laulumehed, seda me ei tohi unustada, aga mulle tundub, et kui on vaja selle mõõgaga ja hobusega aga midagi muud teha, siis meie noored mehed on valmis ka seda mõõka muud moodi kasutama. Et ma loodan, et see ainult laulmise peale ei jää, aga samas tahaksin kõigile südamele panna, et meie laulmine, meie keel, meie kultuur on see, mis meid hoiab püsti, et ainult selle mõõga peale ei saa loota, et ikkagi see laulu asi ja see keele asi ja see meie mõtlemine, see on oluline, et hoidkem seda.
ja nüüd on aeg omaloomingu konkursi kunstiauhindade kätteandmiseks. Külliki Tõnisson, Anu Johanson, palun. Armas VHK koolipere, kui me sel aastal vaatasime kunstiloomingut, mida te olite toonud meile, siis meie süda heldis. Nii palju erakordselt huvitavaid, hästi teostatud ja sügava mõttega tööd tulid. Teema oli ka muidugi seda toetav, nii et me nautisime igat hetke. Ja kohe tahan öelda tänu meie žürii eest või žürii juhtidele Maara Lütjükile ja Apo Pukile, kes tõepoolest suure pühendumisega terve päev uurisid igat tööd ja mõtlesid ja mõtisklesid nende tööde puhul, nii et aitäh teile. Ja 17. märtsist kuni 2. aprillini on võimalik ka omaloomingu töid näha Kullo lastegaleriis, et olete sinna näitusele oodatud kõik väga. Aga nüüd täname heldelt kõiki, kes tõid meile töid ja keda siis žürii pidas ka auhinna vääriliseks. Kõigepealt ma palun siia Dominik Ammer. Kas Dominik on siin? Ja poisid näitavad ka töid seina peale, nii et te saate kõik vaadata neid suurepäraseid teoseid. Töö on teostatud akvarelltehnikas. Nüüd ma palun siia 10. klassist Astrid Sanga, gümnaasiumi maalipreemia saaja. Kiitus ja tänu armsa lapsepõlve mälestuse eest läheb Kim Vertmannile. Palun, Kim. Ulla Silvia Udras, kompositsiooni peapreemia. Ma korraks juhin tähelepanu sellele teosele, et siin on nii ilusti ühendatud see meie koolihoone ja see selline kootilik ornamentika seal üleval, mis hõlmab siis sellist vaimsust seal üleval. Ilus. Nii, nüüd ma palun Brigitta Lootus, gümnaasiumi kunstipreemia. Palun siia gümnaasiumi joonistuspreemia saaja Paula Riisalo. Meisterliku söetehnika valdaja Vassa Kolossova. Palun siia. Üks osavamaid maalitehnika kasutajaid Saskia Olep.
julge ja jõulise koloriidi kasutamise eest saab preemia Gertrud Varjas. Tähenduslik ja läbimõeldud töö, disainipreemia Uku Orkse. See on kontseptuaalne töö. Gümnaasiumi joonistuspreemia saab Lee Kross. Omaloomingus konkursile tulid ka filmid ja filmipreemia saab Sonja Sepping, VHK Lumesõda. Palun siia, Sonja. Ja filmid pannakse üles kodulehele. Nii, filmi peapreemia saab Säde Sibul. Ja gümnaasiumi tantsufilmi preemia saab Emma-Britt Russiver. Ja soovin omalt poolt loomingulist lendu ja head koolivaheaega. Nii, enne viimast ühislaulu ja enne kui me siit kirikust kõik vaheajale pudeneme, ma tahaksin meelde tuletada ühte olulist asja. Järgmisel teisipäeval on vaheaja ainus hommik, kus tasub panna äratuskell helisema varakult. Tõmmata selga soojad riided, panna pähe koolitekkel ning olla kooli juures hommikul kell 6:50, et siis koos minna Toompeale vabariigi sünnipäeva hommikut tähistama ja vastu võtma. Igal aastal on seal arvukalt gümnasiste, ma usun, et see aasta on sama. Ja nüüd viimane laul. Juhan Aavik, Hoia Jumal Eestit.
rõõmsat ja päikselist vaheaega ja ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva kõigile!